Ettekandes räägib Keskkonnaministeerium, milline viis on valitud Eestile, et kõige optimaalsemalt ühiskonda ringmajanduse poole suunata. Palume oma mikrofoni avada Krista Kupitsal, kes räägib meile ringmajanduse plaanist Eestis. Tere kõigile. Mina tõesti olen Krista Keskkonnaministeeriumist keskkonnakorralduse osakonnast ja hea meelega räägin teile tõesti, millised Eesti on endale valinud, et ringmajanduse suunas edasi liikuda. Mul on iga kord suur rõõm ringmajandusest rääkides sellest, et see slaid, mis praegu on ees, sellest ma saan iga päev ühe kiiremini üle minna, sest ringmajanduse teadlikkus kasvab nii ettevõtjate kui ka inimeste seas üha kiiremini ja iga päevaga. Aga ringmajandus on tõhus alternatiiv valitseva lineaarse majandusmudeli tooda tarbiviska minema asendamiseks. Me ju kõik teame, et riigi ja meie planeedi ressursid on piiratud ja see praegune majandusmudel ei ole jätkusuutlik. Nii inimeste, keskkonna kui ka majandusarengu seisukohalt on hästi oluline leida jätkusuutlik materjalide kasutamiseks. Ja üha rohkem ja rohkem sellele ka oma tegevustes mõeldakse nii indiviidi kui ka ettevõtete kui ka riigi tasemel. Ringmajandusest on oluline rääkida ja ma olen väga tänulik, et tänane konverents toimub. Ning usun, et me suudame koos leida selle jätkusuutliku viisi. Aga inimestena me praegu siiski kasutame justkui kiirlaenu looduse arvelt. Kiirlaenu on ju lihtne võtta, aga selle tagasimaksmine on väga-väga keeruline. Me leiame meedias tegelikult mitmeid viiteid sellele, et Eesti on Põhjamaade ja Balti riikide kõige kehvem prügisorteerija ja meil on kõige rohkem inimesi, kes ostavad plastpakendeid. Ja me oleme ka suurimad lihasööjad, suurimad kliimakriisi eitajad ja väga kasinad mahetoodete tarbijad. Ja meedias leiab ka igasuguseid teistsuguseid näiteid. Aga miks me siis eestlastena paistame nii tagurlikena? Ometi me ju oleme teeme ära sünnima ja liinab teid sünnima ja üks meie brändingu nurgakivi on ju puhas loodus. Et miks ei ole siis meie tegelik käitumine järgi tulnud nii, nagu me välja tahame paista? Et äkki on tegemist meie rahvusliku rohepesuga? Et me täidame oma usku rohelisest Eestist sellega, et me käime loodusest jooksmas ja teenel ja marjul ja meil on kena aiamaaga maakodud mere ääres, saab linnulaulu kuulata ja tomatit kasvatada. Ja siis me käime kord aastas ja teeme ära talgutel. Aga eestlased selle käitumise järgi ei tundu mitte lihtsalt loodussõbralikud, vaid me hoopis oleme suurimad looduse tarbijad. Ja üldse väga-väga suured tarbijad. Ja väga väikesed materjali ringluses hoidjad. Aga samas me peame ju andma endale aru, et meie kõigi roll on hoida keskkonda ja tarbida mõistlikult. Siin saabki ju ringmajandus appi tulla. Ma usun, et konverentsi kuulajad kõik teavad juba seda, et ringmajanduse eesmärk on luua ringse tootmise tarbimissüsteem, kus ressursse hallatakse efektiivselt kogu nende olelusringi vältel. Alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Me soovime ju luua olemasolevatest ressurssidest rohkem väärtust, tekitades vähem jäätmeid. Selleks, et ringmajandus saavutaks oma täieliku potentsiaali, on vaja süsteemset lähenemist, süsteemset mõtlemist ja uuendusi, mitte ainult keskkonnavaates, vaid kogu sotsiaalmajanduslikus süsteemis. See aitab meil jõuda muutusteni tarbimises kui ka tootmises, nii poliitikas kui ka elustiilis. Ja ma rõhutan siin ka seda, et ringmajandus ei ole lihtsalt keskkonnasõprade visioon, vaid selles mudelis peitub reaalne raha, reaalne võimalus muuta keskkonnaalased väljakutsed majanduslikeks kasuteguriteks. Ringmajandus ei ole ju midagi uut. Ma arvan, et need sõnad, mis on praegu ekraani peal, on meile kõigile tuttavad. Teadlikkuse kasvatamine, ökoinnovatsioon, ärimudelid, mis toetavad ringlusse võtmist, jagamismajandus. Loodus ongi üks ringmajandav ja tasukaalukas ja ideaalselt toimiv süsteem. Miks siis meie ei peaks seda olema?
Aga siin on üks kalambuur selle kohta, et kõik ei saa ju ringmajanduse poole joosta ühtemoodi. Meil võib küll eesmärk olla sama, aga kõikide tegevused, sealhulgas riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtjate, MTÜde ja eraisikute oskused, teadmised on väga-väga erinevad ja kõigil peaks olema võimalus areneda mööda enda suutlikkust ja mööda enda piire. Me ei saa panna kõiki ühtmoodi tegema ja me ei peagi kõiki ühtemoodi tegema. Selleks, et ringmajandus saavutaks oma täieliku potentsiaali, on siis tõesti vaja nii uusi kui ka olemasolevaid tooteid disainides panna fookus kogu olelusringile, keskendudes jätkusuutlikutele valikutele ja kvaliteedile, toote pikale eluajale ja parandamisvõimalustele. Ei midagi ülepea keerulist. Aga kuidas saab riik siinkohal ettevõtjatele ja eraisikutele abiks olla? Meie oleme selle visiooni elluviimiseks alustanud ringmajanduse arengukava ja tegevuskava koostamisega. Ja meil on selles osas toeks ka Euroopa Liidu pikaajalised eesmärgid, mis samamoodi on ringmajandusele suunatud. On ju ometi vastu võetud Euroopa tasandil tegevuskava ning üle 35 fookustegevuse, kuhu järgmiste aastate jooksul keskendutakse. Ning on ju tulemas ka sisustatud ettepanekuid koos mõjude analüüsiga Euroopa tasandil. Aga meie Eesti peame kaasas käima ja tegelikult ka teed näitama, kuidas saab ringmajandusele üle minna. Et me ei jookseks igaüks eri suundades, siis oleme loonud sellise laiapõhjalise kaasamisstruktuuri, et ringmajanduse teemadel pidada diskussioone ja leida üles need kõige kriitilisemad murekohad ning kõige suurema mõjuga lahendused. Selline 3-tasandiline struktuur, mida me siin nimetame hellitavalt liivakella struktuuriks, koosneb juhtrühmast, kuhu kuuluvad kõik ministeeriumid ja Riigikantselei ja nemad on siis poliitikakujundajad, kes annavad nii Keskkonnaministeeriumile kui ka oma ministeeriumitele nõu ringmajandusele üleminekul. Juhtrühmal omakorda annab oma eksperthinnangu ekspertkogu, mis aitab koondada ja prioritiseerida lahendusi ja probleeme. Kuulub hetkel 13 inimest, kes on juhtrühma poolt välja valitud, aga ekspertkogu saab oma tööd alustada või tööd läbi viia, kui on tulnud töörühmadest, kuhu me ootame osalema kõikvõimalikke huvirühmi, kaasamõtlejaid, sealhulgas erialaliitudest, MTÜdest ja kui on ka huvi, siis eraisikutest. Meil on tõesti töörühmad, praegu on kokku tulnud 5 tükki, aga planeerimisel on veel mitmeid. Nendest saan ka kohe täpsemalt rääkida. Ehk siis tõesti on temaatilised töörühmad, milles me siis tõstatame probleeme, pakume välja lahendusi ning toome välja ka häid näiteid, mida saaks Eesti riigi ringmajanduse arengudokumentides välja tuua. Töörühma tööd võivad juhtida nii juht kui ka ekspertkogu liikmed, aga täielikult sobib ka huvirühmade omaalgatuslik initsiatiiv. Me protokollime kõik kohtumised ning anname siis ekspertrühmale nüüd ülevaatamiseks, õigemini nende koondülevaatamiseks. Ja samas me teame, et paljudes ministeeriumites ja paljudes platvormidel on juba käimas erinevad arutelud, erinevad koostööd ning me ei näe probleemi sellest, et juba koostöös olemasolevate huvirühmadega või rühmadega ringmajanduse katuse all arutelusid jätkata ja siis toome need tulemused ringmajanduse arengudokumenti koostamise protsessi kenasti üle. Me sooviksime tõesti koondada kõik need kohtumiste kokkuvõtted ning selle põhjal kokku panna ringmajanduse tegevused, millega edasi minna. Meil saab olema toeks ka finantsmehhanism,
üks programm, mille kaudu me töörühmade tööd toetame, Keskkonnaministeeriumi strateegiliste dokumentide tööd toetame, või ka korraldame konverentse, üritusi ka koolidele, kohalikele omavalitsustele, et selle kohta on üsna pea meil tulemas ka täpsem info. Aga kui töörühmade juurde veel korra uuesti tagasi tulla, siis see nimekiri, need osalejad, kes seal on, need kohtumised, kantakse siis Ringmajanduse kodulehele ja on kõigile huvilistele avatud. Nii et ma julgustan ka teid, kes te praegu mind kuulate, endale leidma meelepärasem valdkond. Vaadake kodulehel, kuna toimub järgmine kohtumine, tulge kuulake, mõelge kaasa, pakkuge võimalusi või kui oma hääle ja näoga esineda ei soovi, siis saab kodulehel ka oma ettepanekud kirjana meie poole teele saata. Aga miks mitte ka endale kõige südamelähedasem teema tõstatada ja ise hoopis juhtida töörühma tööd, et leida endale kaasamõtlejaid ja võib-olla ka lahendusi. Jagan teiega eesmärkide saavutamiseks mõeldud ajakava. Meie juhtrühm ja ekspertkogu käivad juba koos, on toimunud esimesed töörühmade kohtumised, järgmine näiteks on juba homme teabevahetuse teemal. Järgmiste kuude jooksul me loodame huvirühmadega pidevalt rääkida, pidevalt leida need piisavalt ambitsioonikad eesmärgid, piisavalt ambitsioonikad lahendused. Lisaks sellele, mis täna toimub, väga tänuväärne konverents, oleme ka meie Keskkonnaministeeriumi juhtimisel Ringmajanduse 3. konverentsi korraldamas novembri keskel. Eelmised on olnud meil tark tormab ja kulud tuludeks. Ja novembris toimub siis keskendub ennekõike ressursitõhususele ja ringmajanduse ja kliimaküsimuste ühendamisele. Aga tõesti, selle aasta lõpuks on plaani ringmajanduse tegevused huvirühmadega kooskõlastada ja ministeeriumite tasandil, juhtrühma tasandil siis kokku leppida ringmajanduse põhiprintsiibid. Loodetavasti ka novembris toimuval konverentsil ka allkirjastada. Aga selleks, et jõuda nende eesmärkideni, nende saavutusteni, tugineme siis 4 sambale. Üheks sisendiks on meile uuringud. 2019 aastal viidi läbi indikaatorite uuring, kus kohas ringmajanduse tegevusi numbritega kirjeldati ning praegu järgmisel kuul juba on valmimas hetkeolukorra kaardistamine. Ringmajanduse tegevused viitabki just sellele finantsprogrammile, kus kohas saab tuge nii Keskkonnaministeerium töörühmade töö korraldamiseks, kui ka koolide konkurss, kui ka kohalike omavalitsuste toetamine, kui ka kampaaniad ja konverents. Enne sai ka mainitud, et lähtume tugevasti Euroopa Liidu algatust. Aga minu jaoks tõesti kõige olulisem on see, et läbi juhtrühma, ekspertkogu ja töörühmade me saame Eesti kohalike ettevõtjate ja inimeste sisendi ja need tõelised murekohad, kus praktikud praegu peavad ise kuidagi püsima. Et koostöös peitub ju võlu, et jõuda tulemusteni. Üheks tõesti oluliseks sambaks ringmajanduse süstemaatilise tegevuste juurutamise juures on see, et meil peavad olema teaduspõhised või vähemalt mõjude hinnangud sellele, mida meie tegevused üldse endaga kaasa toovad. Ja praegu teebki meile Tehnopolis Grupp uuringut, kus kohas tegelikult isegi 8 valdkonnas, plasti, tekstiili ja ehitusvaldkonnas ning puidu, metsatööstuses ja teenindussektoris
ning toidutööstuses teenindussektor omakorda jaguneb ilumaailmaks, kaubanduskeskuste maailmaks ja majutusettevõtete kaardistamiseks. Saame sellise uuringu, kus kohas on siis nende valdkondade potentsiaal välja toodud ja näidatud ka ära, millistesse tegevustesse ennekõike tuleks keskenduda, et kõige kiirem mõju ringmajandusele üleminekul saavutada. Ma loodan, et te olete uudistanud. Ringmajanduse kodulehel on ka edulood ja kui teil on mõni ettevõte, kui teile on jäänud ilma mõni väga tubli algatus, mida veel ei ole selle ringmajanduse kodulehel, siis julgesti andke meile sellest teada. Teeme nende kohta artikli, kirjutame ja jagame. Seal on ka lahendused välja pakutud, seal on näiteks ettevõtete nimekiri, kes on endale erinevaid sertifikaate taotlenud, erinevad tooted, millel on näiteks Euroopa lillekese märk või luigemärk ja abimaterjalide alla koondame siis näiteks Euroopa Liidu algatusi, aga samas ka tegevusplaane, mida meie linnad või vallad teinud. Ja pealehel on siis ka üritused, kalenderi uudised, et sealt saab kõige kiiremat infot tulevaste ja oluliste sündmuste kohta. Aga kui midagi jääb teile silma, kodulehel on kontaktivormike, andke meile teada, kui midagi toredat sinna võiks lisada. Aga kui nüüd tagasi tulla selle juurde, kuidas siis ikkagi Eesti peaks ringmajanduse poole liikuma, siis praegu oleme sõnastanud eesmärgid sellised, et 2021 aasta lõpuks on meil ringmajanduse arengudokumente tegevuskava vajalike mõõdikutega. Ja 2035 on Eestil selle põhjal juurdunud ringmajanduse mudel ja mõttelaad ja ettevõtlus. Need eesmärgid võiksid olla palju ambitsioonikamad. Eesti on tõestanud seda, et me suudame teha väga suuri muutuseid, väga mõjukaid muutuseid ning ma loodan, et nendest töörühmadest, kuhu teie olete oodatud, kooruvad välja need piisavalt ambitsioonikad eesmärgid ja need piisavalt ambitsioonikad sõnastused, kuhu jõuda. Ning ootame tõesti neid sisulisi ettepanekuid, et need jõuaksid ka poliitika kujundamisesse. Aga oma ettekande lõpetuseks küsin ma hoopis teilt või panen teid natukene mõtlema selle peale, et kui sa soovid olla sportlikum ja vastupidavam ja rohkem musklis, sa lähed ja teed trenni. Ja kui sa tahad, et su toidulaud oleks tervislik, siis sa ju tarbid tervislikku toitu. Loogiline, lihtne. Aga kui sa unistad sellest, et inimesed sorteeriksid oma jäätmeid, suunaksid need taaskasutusse ja ringlusesse, mida sa selleks teed? Et enda ümber olevaid inimesi ja ettevõtteid mõjutada ja miks mitte ka riiki sinnapoole suunata. Me kogu aeg kipume mõtlema selliselt, et nii, kui see asi nüüd saab tehtud, siis ma hakkan tubliks või et kui vaheaeg tuleb, siis ma kindlasti lähen trenni. Aga miks oodata seda hetke, et kui miski valmis saab? Miks mitte kohe alustada? Ei pea ootama, et riik tuleks paksu dokumendiga, mille peal on kirjas ringmajanduse tegevuskava, sest sa saad ju kohe täna olla keskkonnasõbralikum. Sa saad kohe täna leida endale need võimalused. Et soovingi teile kaunist konverentsi jätku, palju inspireerivaid mõtteid, palju toredaid ideid ja kui ideid on palju ja mõtted on suured, siis võtke ühendust Keskkonnaministeeriumiga, leiame neile ka väljundid. Ma tänan teid kuulamast. Kõike head!